Alustame nüüd oma veebikoolituse viimase osaga, kus me räägime ühest kuulajate piinamisviisist. Kõik need sajad ja sajad juhtumid, mida mina olen kogenud, kus inimene peab kõne ja kasutab selle juures presentatsioonimaterjale, nagu slaidid, PowerPoint, Keynote ja selline asi. Ja nüüd miks inimesed seda teevad? Sellepärast, et me loodame, et see slaid aitab meil oma sõnumit kuulajale selgeks teha. Ja teate, olles siin läbi elanud neid sadu ja sadu juhtumeid, võin ma küll omast kogemusest väita, et üle 90% erinevatest slaidi kasutustest, mida mina oma karjääri jooksul näinud olen, teevad täpselt vastupidist. Nad nõrgestavad seda sõnumi edastust, nad muudavad kuulaja elu raskemaks. Ja nüüd mina siin koolitusel tahan anda teile need lihtsad rusikareeglid, mis aitavad teil selle vea tegemist vältida.